Minu kodukohas Meriväljal avanevad augustikuu viimasel pühapäeval 10 aedade väravad ja teie võite lahkesti neist sisse astuda, sest Merivälja kodukohvikud ootavad teid jälle. No on ju tore saada tuttavaks omakandi rahvaga, piiluda nende tagaaedadesse ja loomulikult maitsta ka perenaiste erilisi õrgutisi. No ma usun, et nii mõneski aias saab toidu kõrvale nautida natukene muusikat ja kuulata ka põnevaid lugusid Merivälja ajaloost, nii et jäta endale meelde, kohtume augustikuu viimasel pühapäeval Meriväljal kodukohvikute päeval. Suvised kodukohvikud on vallutanud Eestimaa ja nii otsustasime ka meie, et paneme siia Pirita jõe äärde püsti ühe kodukohviku. Aga tegelikult me hakkame hoopis rääkima Merivälja kodukohvikute päevast, mis siis 27. augustil avab oma uksed 1 päevaks. Just täpselt nii, et augustikuu viimasel pühapäeval avab 25 kodukohvikut Meriväljal oma aiaväravad kõikidele naabritele ja teistele külalistele. Ma saan aru, et need kodukohvikud on äärmiselt populaarsed, neid ju tõesti toimuvad Nõmmel, toimuvad Pirital, toimuvad Kakumäel, toimuvad Hiiumaal. Mis see põhjustab selle, et see nii populaarne on? Et eks erinevatel aegadel on ikka erinevad asjad moes ja praegu on moes kogukondade ühendamised ja sellised läbikäibised ja inimestele meeldib teiste aedadesse piiluda. Süüa meeldib kindlasti kõigile, nii et no mis võiks olla veel toredamat? Kui palju see toodangu niisugune amploa on laienenud? Kui me nõukogude ajast mäletame, siis oli üks kohvik ja seal olid paar saiakest ja pirukat ja kohvi ja nii oligi. Aga kas täna leiutatakse vist ikka praktiliselt maailma köögid ja asjad on kõik ära proovitud juba? Ja no Merivälja kodukohvikutes on esindatud tai köök, Itaalia köök, siis on suitsulestadest suhkruvatini. Enamustes kohvikutes saab sooja toitu, et ei ole nii, et sa pead ainult pirukast ja koogiga leppima, vaid saab kõike. Kas see on siis nagu üks võimalus nendele harrastuskodukokkadele, et näidata, mida nad oskavad ja milleks nad suutelised on? Jaa, see on üks võimalus tõesti panna ennast proovile, kuidas üks päev panna käima üks tõeline restoran, aga see on võib-olla isegi veelgi rohkem kui restoran, sellepärast, et sa oled ju õues, see kõik sõltub ilmast ja siin on päris palju ettevalmistamist ja toimetamist kõigil. No eestlane ei ole ju nii-öelda väga avatud inimene, et kus ta oma koduõue tahab midagi teha või kedagi lasta. Et me räägime nendest seltsidest ja nii-öelda kodaniku algatusest ja Kalamaja ja Pelgulinna ja antud juhul siis Pirita või Merivälja nii-öelda siis seltsidest või päevadest. Et kas see tendents on nüüd kuidagi läinud väga käima? Ma usun küll, et on ja see on just nagu selline põhjus, kuidas neid aedu avada, et viiakse kokku need, kes tahaksid aeda avada ja need, kes on huvitatud sinna minema. Et see on niisugune vorm. Artur, mitmes kodukohvikus sina oled käinud? Ma pean läbi ütlema, et ega ei olegi. Ma olen käinud igasugustel nendel laatadel, nagu ma nimetasin, Pelgulinnas ja Kalamajas ja kui tänava rohkem. Aga see aedades käimine, kui me tegime selle suve alguses, mäletad Saaremaalt saadet, siis seal öeldi ka, et kõik on palutud aeda. Kohvikusse või keegi lausa oma garaaži või aida ukse pealt müüs asju ja pakkus tooteid. Nii et mul on see avastamisrõõm ees kõik. Aga teie, kui selle Merivälja kodukohvikute päeva korraldaja, kui palju teie olete käinud erinevates linnaosades, et nii-öelda šnitti võtmas? Jaa, ikka olen päris palju, et olen varem käinud, kui ma ise veel ei korraldanud ja nüüd ikka ka. Ja lisaks sellele on veel tegelikult, et kõik kodukohvikute eestvedajad üle Eesti, keda on üle 40, me oleme kõik omavahel kokku saanud ja rääkinud, et kuidas seda taset hoida, kuidas seda tõsta, et keegi ei saaks kunagi kõhuvalu sealt, et toit ei saaks otsa, et kuidas neid asju paremini planeerida ja kuidas seda nagu koostöös veelgi paremini teha. Nii et sääraseid maitsvaid hõrgutisi, nagu siin praegu on ja nagu siin kuulutuse peal on näha, saab siis 27. augustil pea igast avatud kodukohvikust. Ja eks igal ühel on ikkagi nagu oma käekiri, aga ütleme nii, et midagi sarnast saab ja enam-vähem sellised koogid tulevad vahepeal meil veel Facebooki lehel loosi ka.
no kuidas teile suured kohvikuketid on selle peale vaadanud, ega ei ole konflikti või? Ei, keegi ei ole kurjust. Te ei ohusta neid? Ei, me teeme ainult ühe päeva ja me ei ohusta neid ja no meil on tegelikult palju muud ka, et meil tulevad sinna inimesed laulma, näiteks Kalle Sepp tuleb kohale ja siis on Anna-Liis Supp teeb sellise rõdukontserdi ja mõnes kohvikus on DJ-d. Väga paljudes kohtades on ka kaasatud lapsed, kes toimetavad ettekandjatena. Meil on muideks Meriväljal väga palju kunstnikke, ka ühed kõrvarõngad minu kõrvas on ühe kunstniku tehtud, aga neid on igasuguseid erinevaid, nii et käsitööd ja kunsti on väga palju. Nii et head televaatajad, jätke siis meelde 27. augustil algusega kell 11 Merivälja kodukohvikud. Pakkige ennast soojalt riidesse, arvestades meie toredat suveilma ja suunduge kodukohvikutesse.